Tegelikult on ju niimoodi, et kui mina koolis käisin ja see oli ikka palju-palju aega tagasi, et siis ei osanud üldse kujutada ette, et oleks mingit teistmoodi kooli võimalust olnud. Oli üks ja ainus kool, seal sa õppisid, seal sa tegutsesid, selle sa lõpetasid ja see oli kuidagi väga tavaline ja normaalne, et nii ongi. Et see vabadus tegelikult, mis on tulnud taas iseseisvumisega ja Eesti Vabariigiga, et see on jõudnud väga paljudesse valdkondadesse. Haridus iseenesest on konservatiivne valdkond ja sellel on oma head küljed, oma halvad küljed. Aga see tähendab seda, et haridusvabadust tekitada, see vajab tohutult palju aega. Ja meie kool on üks nendest koolidest, mis tegelikult on võtnud endale missiooniks pakkuda valikuvabadust hariduses. Aga tegelikult esimesed Eestis, kes alustasid sellist teistmoodi haridusteed, et need olid Waldorf-koolid. Ja Eesti esimesed Waldorf-koolid alustasid 1990. aasta sügisel. Tänapäeval oleme me ju läbi käinud 20 aasta pikkuse arengutee. Mõnes mõttes üsna noor ja teisest küljest jälle piisava kogemusega, nagu täiskasvanu iga on käes. Meie kooli ametlik nimi on Johannese kool ja lasteaed Rosmal. Me oleme 9-klassiline põhiharidust pakkuv kool. Ja meie lapsed lõpetavad kooli täiesti tavaliselt, nii nagu 9. klassi lõpetatakse Eesti Vabariigis, lõpueksamite ja riikliku lõputunnistusega. Mis poolest me siis erilised oleme, sest on ju ka diskuteeritud selle üle, et kas haridusel ei ole ju alternatiivi. Haridusel loomulikult ei ole alternatiivi, aga alternatiiv on sellel, kuidas. Meil siht võib olla üks, see on haritud inimene, tasakaalukas, mitmekülgselt haritud inimene, aga viisid, kuidas me selleni jõuame, on ju erinevad. Kõige olulisem on leida üles oma viis, kuidas sa eesmärgile jõuad. Ja meie pakume ühte viisi. Ja meie käest ikka küsitakse, et mis teil siis teistmoodi on või kuidas teie koolis elatakse. Väga paljudele on üllatuseks see, et Waldorf-koolis on tegelikult numbriteta hindamist praktiseeritud juba üle 20 aasta. Ja meie vanemad on sellega harjunud, aga sellele vaatamata siiamaani ikkagi sugulaste või tuttavate puhul tuleb nagu selgitustööd teha, et kui kooliveerand lõpeb, laps läheb koju, küsitakse, poiss, mis hinded sa siis koju tõid? Ja siis sa pead selgitama, et laps ei toogi numbreid üldse koju. Et lapse kohta saab informatsiooni õpetajaga kohtudes, et lapse kohta saab teadmisi kirjeldavalt tunnistuselt, mis lapsevanem kevadeti saab, ja et laps tõepoolest ei toogi numbreid koju. Mulle endale meeldib väga see, et meil võetakse oluliste asjade jaoks aega. See tundub olevat teatud vastuolus sellise tänapäeva kiire elutempoga, aga tegelik põhjus on ju selles, et see, mille jaoks oled aega võtnud, et see muutub väärtuseks ja see muutub sinu omandiks. Sa võid pinnapealselt ja kiiresti väga paljusid asju teha, aga tõsi on see, et mis kiirelt tuleb, see läheb sama kiirelt. Ja me oleme aga täiesti veendunud, et inimese keha ja hing ja vaim on omavahel nii tihedas seoses, et ühte kujundades sa tegelikult kujundad ka teist. Ja sellepärast põhineb meie algklasside metoodika väga suuresti kehalisel aktiivsusel. Ehk inimese keha on tegelikult vundament, mis tema hinge ja vaimu kannab. Ja eks inimesega ole samamoodi nagu maja ehitamisega, et tark mees ei alusta ju maja ehitamist katusest. Üha rohkem tuleb esile hingekasvatus ehk hingetarkus. Ja küsimuseks on selles, et kuidas pedagoogiliselt tegutseda nõnda, et noore inimese hing oleks alati kaasatud. Ja seda kunsti valdavad kindlasti nii meie muusikaõpetaja, kes klassidest kujundab suurepärased klassiorkestrid ja ansamblid, kus kõik kaasa teevad. Ja seda kunsti valdavad ka kõik klassiõpetajad,
kes alates nendest esimese klassi lihtsatest värviharjutustest kooli lõpetajad viivad väga kõrgele kunstilisele tasemele. Ja kui vaadata nüüd neid ainevihikuid, mida meie lapsed ise kirjutavad ja kujundavad, siis on ka näha, et pea ja süda on seal ja käsi on seal koos tegutsenud. Tsükliõpe algab meil ka juba esimesest klassist peale. See tähendab, et kuu aega pühendutakse 2 tundi päevas ühele kindlale ainele. Ka see on selle teenistuses, et nii õpilane kui õpetaja saaksid paremini keskenduda ja asjaga süvitsi minna. Ja muidugi küsitakse seda ka, et see on ju väga tore, mis te siin teete. Et see on ju väga armas, kuidas lapsed pilli mängivad ja pilte joonistavad ja jutte kuulavad, näidendid teevad. Aga et mis neist pärast saab? Ma siiski isiklikult jätaksin sellele küsimusele vastamata, sest ma lihtsalt tean meie kooli lõpetajaid ja ma tean, et nad on tublid, terved, suurepärased inimesed. Ja mis meist kõigist lõppkokkuvõttes saab, no kes seda öelda oskab. Aga see, et sa oled kooliaja ja lapsepõlve veetnud sellises kohas, millest sul on soojad mälestused, millest sul on sõbrad, kuhu sa hea meelega tahad tagasi tulla, see on midagi nii jäävat, midagi nii püsivat. No võib ju küsida, kui sa oled elulises kriisis, et kui palju aitab sind näiteks kõrgem matemaatika selles olukorras? Või aitab sind pigem see kultuuriline taust ja tugi, mis sa oled kunagi saanud kaasa kodunt ja koolist, see nagu üldine inimeseks olemine ja need väärtused. Lõppkokkuvõttes on need, mis asja paika panevad. Ja teine väga oluline asi on see, et ei kaoks uudishimu ja õppimise huvi ja tahtmine ennast pidevalt ja uuesti maailmaga siduda läbi erinevate tegevuste, erinevate tutvuste ja tunda, et sinu tööst on kasu, et see, mis sa teed, on mõttekas, et see viib elu edasi, et sellest on kasu tulevikule.